põrandaküte on soojuspumbale üks parimaid kaaslasi, kuid natukene põrandakütte paigaldamise põhimõtetest, kuidas ta peaks olema tehtud vesipõrandaküte? Jah, no vesipõrandaküte on küll selline asi, et millega paigaldamisega peab olema ikkagi täpne, ettevaatlik, kasutama kas projekti või siis spetsiaalsed firmad, kes seda tööd on varem teinud. Et võin täiesti kindlasti väita, et neid tuksi keeratud põrandakütteid on meie firma, ma arvan, vist kõige rohkem üldse vaatamas käinud. Küll on terve esimese korruse põrand ühe ringiga paigaldatud, ringi pikkused lihtsalt liiga pikad olnud, reguleerimine on valesti tehtud, toru otsad on põranda sees sassi aetud, et ei teata isegi hiljem, millisest torust millist tuba kütta. Ja lisaks siis kõigele muule tegelikult on veel ka oluline, et erinevate toru läbimõõtudega on paigaldus-põhimõtted erinevad. Et kui keegi on kusagil midagi kuulnud, et sedega tehakse nii, siis on väga oluline teada, millise toruga seda just täpselt nii tehti. Toon näite, et kui on näiteks 17 põrandakütte toru, siis tohiks olla ringi maksimaalne pikkus 80 meetrit. Kui on 20 põrandakütte toru, tohiks olla ringi pikkus 100 meetrit, väike vahe sees. Kui me nüüd kasutame vale pikkusega põrandakütte ringe, siis lihtsalt tekib selline triibuline efekt ehk ühes kohas on põrand külm, teises kohas põrand jälle liiga soe. Et põrandakütte temperatuuride vahe peale mineval torul ja tagasi tuleval torul ei tohi ületada 7 kraadi. Siis on asi mugav. Et kui me nüüd lähme nendest põhimõtetest väga mööda, siis hakkavad sellised mees saunas rääkis jutud pihta, et oi, mul põrand kõrvetab, et ei saa käia, jalad väsinud, et tegelikult on selline asi, et reaalselt ei tohi eluruumis jala all üldse tundagi, et põrand on kööt, ta on lihtsalt meeldivalt soe. Paar kraadi võib olla kõigest soojem kui toatemperatuur. Ainult märgades ruumides kasutatakse või reguleeritakse teadlikult temperatuur kõrgemaks, et oleks ruumis palja kehaga mugav käia. Aga miks on põrandaküte ja vesipõrandaküte soojuspumbale hea kaaslane? Sa oled seda öelnud? Jaa, see on nagu selles kinni, et soojuspumba tööpõhimõtted on sellised. Mida külmema temperatuuriga vesi tuleb küttesüsteemis tagasi, seda vähem võtab soojuspump elektrit, et soojust anda. Ja põrandakütte ongi just see, et kui ma siin rääkisin, et vesi ei tohi olla liiga tuline, ehk ta ei tohi kõrvetada, et kui juba kõrvetab, siis on kindlasti midagi valesti ehitatud. Siis sealt tulebki suhteliselt külm vesi tagasi ja tänu sellele võtab soojuspump vähem elektrit. Siin selles majas on ka vesipõrandaküte, aga milline soojuspump? Siin on nüüd kasutatud nibetehase soojuspumpa, mis on siis kombineeritud siseseadmega, mis toodab nii tarbevee, kus on peal selline korjalik välisõhu automaatika, ehk tagab selle säästud iga erineva välisõhu temperatuuriga, lastakse siis põrandaküttesse õige temperatuuriga vesi, ehk kui õues on külmem, siis tahab saada põrand kuumemat vett. Ja inimene ei tunne seda, ta ainult täpselt jahtub ikkagi õige piirini maha, aga lihtsalt ta jahtub rohkem. On vaja kuumemat, näiteks kui õues on -20 kraadi, tuleb kuumem vesi, põrand on ikka õige temperatuuriga. Õues on +10 kraadi, tuleb külmem vesi, aga põrand on ikka ühe sama temperatuuriga. Nii et inimese mugavuse tagamiseks on spetsiaalne selline välisõhu automaatika, mis hoiab, et kogu aeg tuleks õige temperatuuriga vesi põrandaküttesse. Ja tänu sellele annabki see veel sellise omakorda lisasäästu juurde, et kogu aeg, kui on võimalik lasta küttesüsteemi külmemat vett, siis soojuspump kohe seda teeb ja kulutab vähem elektrit. Siin oli juttu ka, vaatasime koos majaperemehega aknast välja, et naabrimehel ei pidavat toimima, kas on ta teises kliimavööndis? No jah, ma arvan küll, et ega siin paigalduse peal tehakse täna suhteliselt palju vigu, et selline, et nagu maasoojuspump ära ei kütta maja, no see on täielik müüt. Meil kütavad kõik soojuspumbad majad ära ja kui on kuskil viga, siis loomulikult kas dimensioneerimises. Põhiline viga, mida näiteks maasoojuspumba puhul tehakse, on pannakse liiga lühikesi maakollektorid. Need lähevad jäässe. Ja väga üldiselt oleme taas selle momendi juures tagasi, et kui tahad endale korralikku asja saada, siis vaata, kas mehed ikka asja ka tunnevad.
kui tehakse nagu hinnapakkumisi, siis põrandakütte puhul just on selline tendents, et hindasid võrreldakse ühe koha peal valesti. Et kui teevad näiteks ehitajad põrandakütte hinnapakkumist, siis nad arvestavad ainult seda toru osa, ehk seda plastmasstoru ja paigaldust sinna põranda sisse. Kui teevad profifirmad pakkumist, siis pakutakse tegelikult nii neid põrandakollektoreid, termostaate, kaabeldust, häälestamist, nagu pakutakse komplektlahendust, aga kliendid ehk need, kes vaatavad siis seda hinnapakkumist, vaatavad ainult hinda ja ei süvene konkreetselt, et need on täiesti kaks erinevat tööd, mida nad sisse ostavad. Et torustiku paigaldus ongi kõige odavam asi selle juures ehk torustiku maksumus. Et igal juhul peab vaatama ikkagi komplekti lahendust ja sealt tulevad muidugi suured vahed sisse.